kuidas siis šotlased seda oma hirmsat torupilli puhuma saavad? Need, kes alustavad, ei pruugi kohe üldse nii hullu häält teha. Tinaviled, siirlastel tuntud, šotlastel ka, on hea moodus alustada, et saaks sõrmedega mingid augud kätte ja hääled sinna juurde. Aga pillelistikke mitmesuguseid, kõrgelt mängida, mängid ise samamoodi, saad pill visem ja kõlab teistmoodi. Ja see on ikkagi vile, mitte see torupilli hääl. Šoti torupilli hääl tuleb sellisest omapärasest kahepoolega huulikust, mida lesthuulikuks kutsutakse. Ja mis ka näiteks oboe sees on, või siis siin on üks prantsuse bretoonide pill, kes samast salapärast häält teeb. Niisama on üsna raske häält kätte saada. Midagi tuli. Pill taha panna, siis on hääl natuke talutavam, aga mitte palju. Ega šotlased oma lapsi ehk selle bretoonide pilliga ei kiusa. Neil on olemas selline väiksem harjutussõrmiline, šanteris kutsuvad teist. Mõnikord panevad ka plastmassist piugu sisse, et see teeb veidi vahedamat häält ja annab hääle veidi kergemini kätte. Või siis kannatab juba valmis šoti torupilli sõrmiline ette võtta, mis on põhimõtteliselt samasugune, ainult siin siis selle nii-öelda päris piuguga. Päris pillipiuk. Kotivarjuga on harjutustorupille päris mitmed olemas. Päris pisike laste oma, millel need passitorud on rohkem ilu pärast külge joomistatud siia. Aga sõrmiline täiesti olemas ja kott ka olemas ja kannatab pigistada ja harjutada, et saaks ühtlase tooni kätte ja võiks viisi mängida.
või juba ka harjutuspill, aga juba passitoruga pill. Enne kui suure piraatsi osta sain, mitu aastat selle väiksema pilliga mängida ja mul sobis küll, kui nii polnud suuremaga harjunud.